Austatud kuulajad, mina olen Maris Voidani, lõpetasin sel suvel kõrgema kunstikooli Pallas mööblidisaini ja restaureerimise erialal. Minu lõputöö teema oli Jaan Siiraku tugitooli konserveerimine, mida juhendas Annes Herman. Lõputöö koosnes kirjalikust uurimusest ja praktilisest tööst. Kirjalikus töös andsin ülevaate üsna vähe tähelepanu saanud Jaan Siiraku elust ja loomingust. Võrdleksin selle üldpildi saamist pusle kokkupanekuga. Killukesed tuli kokku korjata arhiividest, muuseumitest, raamatutest ja siis õigetele kohtadele asetada. Töö alguses jäi mulle õhku palju küsimusi, aga mida rohkem allikaid ma läbi töötasin, õnnestus õnneks enamikule neist ka vastused saada. Toon siinkohal ka näite. On teada, et 1936. aastal asus Siirak tööle Franconia mööbliosakonda ja hakkas tegutsema uuendusliku torumööbli kallal. Vaid aasta hiljem asutas ta oma ettevõtte Vikeri tehased ja minul jäi kohe see küsimus õhku, et miks ta seda ikkagi tegi. Õnneks leidsin selle vastuse tugitooliga kaasas olnud kaustikust. Tegemist on siis Franconia juhatusele esitatud ettepanekute raamatuga ja 1937. aasta septembrist leiab sealt ettepaneku Jaan Siirakuga töösuhte lõpetamiseks. Põhjusena tuuakse välja siis rahulolematus kunstniku maitse, joone ja stiiliga. No ilmselt Siirak sel hetkel ei tundnud, et tal on mööbli teemal kõik öeldud ja asutas oma firma. Siiraku huvi mööblivaldkonna ja ruumikujunduse vastu sai alguse Pariisis, kus ta elas ja töötas 8 aastat. Ta töötas interjööridekoraatorina ja tegi sisearhitektuuri jooniseid. Töö kõrvalt osales ta Dekoratiivkunsti instituudi loengutes. Eesti mööblilukku läheb Siirak eelkõige torumööbli propageerijana, aga tarbekunsti ja disainimuuseumis on sadu tema poolt Vikeri tehastele loodud jooniseid, kus torumööbli kõrval on rahvuslike motiividega mööbliesemeid, vaibakavandeid, valgusteid ja palju muud. Praktilist tööd alustasin kahjustuste kindlaks tegemisega. Oli selge, et istmepolster on halvas seisus, termatiin oli määrdunud ja rebenenud ja terastorud olid kaetud rooste ja kobrutava nikliga. Kohe oli selge, et istmepolster tuleb rekonstrueerida. Termatiini ja torusid vaatlesin paarina, et juhul, kui termatiin läheb vahetamisele, peaksid ka torud saama värske kroomikihi. Kuna omaniku otsusega läheb tugitool Tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogusse,
kaasasin muuseumi eesmärkide püstitamisse. Muuseumi jaoks on tooli kulumisjäljed selle ajaloo osa ja seepärast otsustasime, et dermatiin tuleb puhastada ja parandada ja torud roostest puhastada. Kuna ei dermatiin ega terastorud pole meie kooli töökojas sagedased külalised, pöördusin töövahendite ja võtete saamiseks Kanuti poole. Dermatiini alal sain palju tuge Tuuli Trikantilt ja metallivaldkonnas Helmut Väljalt. Lisaks metallikonservaatori nõuannetele katsetasin rooste eemaldamisel Coca-Colat. Et Coca-Cola sisaldab vähesel määral fosforhapet ja see reageerib roostega. See osutus väga efektiivseks. Sellega kaasnes muidugi see, et kõik need töödeldud pinnad jäid suure suhkrusisalduse tõttu kleepuvaks ja tuli veega puhastada. Ja tagantjärgi ma olen lugenud, et selle kleepumise vältimiseks võib kasutada dieetkoolat. Dermatiini puhastamiseks tuli leida vahend, mis oleks piisavalt efektiivne, aga samas õrn, sest materjal oli kohati üsna habras. Katsetasin destilleeritud vett ja ensüümi ja ensüüm andis kõige paremaid tulemusi. Rebenenud kohtade parandamiseks otsustasin dermatiini pahupoolele paigaldada paigad. Aga nüüd paikade liimimiseks tuli jällegi teha katse, et välja selgitada, milline liim vastaks kõige paremini minu ootustele, et hindasin liimi pööratavust, tugevust, et ta jääks kuivades võimalikult läbipaistev ja elastne. Ja katses osales 3 liimi, PVA ja Titebondi liimidest Original ja Quick and Thick. Ja viimane osutus selles mõttes kõige paremaks, et ta kuivas praktiliselt läbipaistvaks. Enne dermatiini istmepolstrile kandmist paigaldasin veel selle pahupoolele ka liimiriide, et tagada selle vastupidavus venitamisele. Istmepolstris jäid originaalosadest alles istmeraam ja kookoskiud. Spiraalvedrud läksid kõik väljavahetamisele, sest nad olid tugevalt korrodeerunud ja murdusid kergesti. Istmepolstri juures kõige suuremaks väljakutseks oli sellele õige vormi saamine, sest vedrusidumisnöörid olid suuremas jaos katkenud, vedruskeemi põhjal mingeid järeldusi teha ei saanud ja ainsaks abimeheks oligi dermatiin, mida töö käigus katsetasin istmepolstri peal ja tegin vajalikke korrektuure. Praktilise töö käigus õnnestus seatud eesmärgid täita ja loodan, et seda tooli on ühel päeval võimalik näha Tarbekunsti ja Disaini muuseumis. Aitäh!
Lihtsalt, et katsetada, et kas ta tõesti toimib ja ta tõesti toimis. Aga kui see oleks olnud juba muuseumi objektidesse, siis oleks see pealt Coca-Cola. Siis veel ei olnud, on ju? Ei, aga ma nagu otseselt ei näe ka selles mingit vastuolu, sest tõesti tegelikult ma kasutasin ka fosforhappe lahust ja selles mõttes see Coca-Cola on ju siiski nagu lahjem lahus, et ma ei näe vastuolu. Kuidas sa seda Coca-Cola kasutasid? Kas sa panid selle metalli üleni Coca-Cola lahusesse või tegid kompresse? Et tegelikult ma tegin niimoodi, et ma võtsin tükifooliumit ja tegin sellest sellise mõnusa pallikese ja kastsin selle Coca-Cola sisse, siis ainult neid piirkondi, kust see niklikiht oli näha, et on lahti, sealt siis töötlesin selle pallikesega. No kommentaariks ütleks, et toiduga ei mängita. Ei ole kindlasti mitte konserveerimisvahend ja isegi ta võib töötada ja võib-olla fosforhappe võib-olla oleks olnud vaja natukene kauem neid kompresse teha, aga see on ikkagi natukene konserveerimiseetikale lähemal kui toiduga mängimine. Sama on ka ketšupi kasutamine. Sest sa ütled, et kindlasti see Coca-Cola ei tee selles mõttes mingit kahju lisaks sellele, et seal on suhkrud, seal on värvained. Kui vaadata retsepti, kui palju on seal lisandeid, mis sa tegelikult kõik peast ju maha pesema ja puhastama, tegelikult jääks nagu kemikaalide kombinatsioonide juurde edaspidi. Ma soovitaks nii. Aitäh. Rene Haljasmäe, Tallinna Ülikooli Akadeemia raamatukogu. Ja mind huvitab nagu see, et kas siis peale seda veega pesu kuivastaks ära, aga kas panid mingi kattekihi ka sellele niklile peale? Vabandust, ei kuulnud. Kas sa panid mingisuguse kattekihi ka veel sinna niklile peale? Jaa, panin küll, et sinna läks VD40 veel lõpuks peale. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh.